Eesti on jõgede ja järvede maa ning selles pole mitte mingit kahtlust. Iseasi on see, kas me oskame ka seda hinnata ja ohte vältida. Tänases saates võtamegi luubi alla siseveekogude ohud, aga ka rõõmud. Eestis on üle 7000 vooluveekogu, sealhulgas tehislikud kraavid ja kanalid. Eesti jõed on suhteliselt lühikesed ja ka veevaesed. Eestis on 11 jõge, mis on pikemad kui 100 kilomeetrit ja kõige pikem jõgi, loomulikult Võhandu jõgi, 165 kilomeetrit. Hetkel aga viibime Suurel Emajõel ja tema pikkuseks on 100 kilomeetrit. Ole hea, iseloomusta põgusalt Suure Emajõe liiklus siin Tartu linna vahel. Emajõe veeliiklus täna on suhteliselt tihe ja minevik on näitanud seda, et mida aeg edasi, siis seda tihedamaks veeliiklus siin Emajõel läheb. Seda suuresti selle tõttu, et iga-aastaselt tuleb ikkagi juurde meil väikelaevajuhte ja väikelaevasid. Milliste vahenditega võib aga üldse siseveekogudel sõita? Siseveekogudel võib sõita põhimõtteliselt kõikide veesõidukitega, mis on ohutud ja turvalised. Siinkohal on kindlasti oluline see, et laevatatavatel sisevetel ja merealadel liiklemisel peavad olema registris kõik veesõidukid, mis on pikemad kui 2,5 meetrit. On ka erandeid, välja arvatud kanuud, süstad ja muud sellised lihtsad veesõidukid. Kas on ka lube vaja? Jah, Eestis on vaja väikelaeva juhilube, kui sõita väikelaevaga. Küll aga seadusandja on teinud mööndusi. Nimelt siis, kui mootori võimsus on alla 25 kilovatti või purjepind on alla 25 ruutmeetri ja kui ei kaugeneta kaldast kui 9 kilomeetrit ja ei sõideta öisel ajal, siis väikelaeva juhilube vaja ei ole. Eestimaa siseveekogudel ja jõgedel liigub ikka päris palju aluseid. Näete, seal läheb just üks praegu mööda Emajõge üles voolu. Aga selle alusega, reisilaevaga lausa, seda juhib kapten Kaute Kivistik isiklikult. Kaute, kuidas ja millal teist kapten sai? Räägigi lähemalt. No vaat jah, igaüks saab ju kapteniks hakata, kui tal on natukene pealehakkamist, endale väike paat võtta, kas või kummipaat, saab olla ju selle kapten ka. Ja mina kunagi aastaid tagasi, äkki oli see 8-9 aastat tagasi, kui oli üks Emajõe festival ja ma seda käisin juhatamas ja siis ma vaatasin neid igasuguseid laevu ja mõtlesin, peaks endale ikka ka muretsema ühe sellise. Ja siis kõige esimene paat siin samas seisab. See oligi kõige esimene paat, millega ma siis hakkasin A-st ja O-st ise õppima, kuni ma siis lõpuks läksin ikkagi. Teised ütlesid ka, et mine tee need väikelaevajuhi load ära, et sa avardad natuke su silmaringi ja ei oligi, mitu kuud oli päris põnevat õppimist ja siis Sõber Olafiga läksime veel pärast merekooli lausa, et õppisime siseveelaeva laevajuhiks. See oli küll selline nii absurdne mõte kõigepealt, kuidas ma selle üldse käima hakkan või no ikka kuidagi ikkagi sain ja siis nüüd oleme siis Olafiga kahekesi, Sõber Reedik on ka kõigepealt 3 peale siis lausa reisilaeva kaptenid. Milline on kapteni argipäev Emajõel? Mida avastad igapäevaselt? Mis võib-olla häirib? No häirib, ikka võib inimesed ju rääkida kõike, mis häirib, aga kui igal pool liikluses tavaliselt on niimoodi teistega arvestamine, et ära tee teistele seda, mida sa ise ei taha, et liiga lustiline sõitmine kiirete paatide poolt, mis need laineid teeb. Aga ega väga paljus need inimesed ei tee seda ka kuidagi mingisugusest arrogantsist või ülbusest või ma olen näinud küll, ma väikse punasega tulen, kogu aeg püüad taha vaadata, siis need tulevad ju maru kiiresti. Ja siis pead ennast natuke kõrvale võtma, kui laine tuleb, siis ninaga lainesse, siis jääb sul supp püsti ja seal parasjagu, mis seal on. Aga siis nad tulevad oma suure merekaatriga, sõidavad suke meetri kauguselt mööda. Aga ise nad lehvitavad nii rõõmsad, on nii hea meel. Ja siis, kui nad on mööda sõitnud, siis nad sinna kangestuvad vaadates, mismoodi mu väike paat niimoodi. Et seda ei tehta sugugi mingi tigeduse või sellise ülbuse pärast, vaid lihtsalt jääb 2 silma vahele suures rõõmus see asi.
mida tuleb meeles pidada sisevetel liigeldes, mis on need kõige tähtsamad asjad? Sisevetel liigeldes tuleks meeles pidada teatud asjad, nagu näiteks tuleb veenduda paadi ja varustuse korrasolekus, kindlasti tuleks jälgida ilmastikuolusid ning hinnata oma teadmisi ja oskusi realistlikult. Seilata selge peaga ja kanda päästevesti, kui see vähegi võimalik on. Ja tuleb tähele panna teisi liiklejaid ja nendega arvestada. Keskkonda tuleb hoida, et üle parda ei visataks mitte midagi, isegi banaanikoort mitte. Ja alati tuleks kaasas hoida ka siis kasutusvalmis sidevahend. Nagu kuulsite, siis tuleb meelde jätta põhilised reeglid. Nendeks olid siis veenduda paadi ja varustuse korrasolekus, jälgida ilmastikuolusid ja hinnata oma teadmisi ning oskusi realistlikult. Seilata selge peaga, panna tähele teisi liiklejaid ja arvestada nendega, hoida keskkonda ja hoida alati kaasas ka kasutusvalmis sidevahend. Meie aga alustame võib-olla isegi kõige põhilisemast, vesti kandmisest. Seadusandja täna kohustab päästevesti kindlasti paati kaasa võtma. Kas seda on vaja selga panna, seda otsustab veeliikleja ise. Küll aga kindlasti tasub meeles pidada seda, et kui paadijuht annab selge käsu vestid selga panna, siis tuleb vest selga panna. Ootamatud olukorrad juhtuvadki väga kiiresti, kus reageerimisaeg on ikkagi väga väike. Et kui teda ühel hetkel vaja on ja kui teda kuskilt otsima hakata, võib kuluda liiga kaua aega, mis juba ongi tegelikult eluohtlik. Kui ta on seljas kohe olemas, siis on see juba võit. Kui inimene üle parda kukub, siis päästevestiga on teda kindlasti paremini märgata. Päästevest, kõige tähtsam omadus, hoiab inimest veepinnal. Lisaks helkurribad, mis näiteks pimedamal ajal juba helgiksid vastu, et päästevesti kandmine kindlasti suurendab võimalust inimesel pääseda. Vähem tähtis ei ole kindlasti ka see, kuidas vesti kanda ju ja millist vesti kanda. Ja, päästevesti õige kandmise ütleb tootja. Aga selge on see, et päästevest peab olema kindlalt seljas, rihmad pingutatud, rihmad peavad olema kõik terved. Ujuv vahend, mis päästevesti sees on, peab olema terve. Plastikklambrid peavad olema ka terved. Et igasugused vanad märgistuseta vestid, nõukogudeaegsed, need on tänaseks kahjuks juba ajalugu, et neid kanda ei tohiks. Päästeveste on erinevaid. Käimegi nüüd mõned näited läbi ja vaatame, mismoodi need siis tuleb ka kinnitada. Alustame siis sellest, mis mulle õnneks või kahjuks selge lähe. See on nüüd siis laste oma. See on laste päästevest, jah. Et kindlasti on oluline jälgida märgistust, et siin on C-märgistus ilusti olemas. Näitab ära siis ka kui palju laps kaaluda võib, siin on siis kirjas 10–20 kilogrammi, et sellega peaks siis arvestama, kellele ta selga mahub. Ja siis sellel on ka nüüd selline, et jalge vahelt käib alt rihm kinni. Ja laste päästevestide puhul äärmiselt oluline on see, et kindlasti jalge vahelt saaks ka rihmad kinni pandud. See on siis sellepärast lihtsalt, et vette kukkudes või hüpates vest vupst üle pea ei tuleks. Täpselt nii. Nii, selle paneme kõrvale, sellepärast, et see mulle selge lähe, aga räägi sellest. Siin on nüüd merelaeva päästevest, millel on ka, nagu esimesel vestilgi olid, siis on helkurribad siin. Peatugi on ja. Ja peatoega, nii et kui olete vees, siis hoiab pead vee peal kogu aeg. Aga tema eripära on, mis veel, muidugi tuleb ikkagi, praegu ta mul siin lipa-loppa lahti niimoodi, aga ta tuleb olema kõik kinnitatud, kõik rihmad pingul olema ja siis kui vette hüpad, siis tasub ka nagu kinni hoida siit. Ja, tugevasti kinni, kui on ikkagi hädavajalik vette hüpata, laev hüljata, et vest ei vupsaks üle pea. Üle pea ei tule. Ja rihmad loomulikult tugevalt kinni. Jah, rihmad kinni, et praegu siin niimoodi. Ja siis on olemas ka selline vest. Millega täpsemalt tegemist? Tegu on ohutusvestiga. Et seda kindlasti peavad kandma jetiga sõitjad ja sinu näitel siis proovime selle selga panna. Et see vest nüüd pead enam nii-öelda vee peal kuidagi ei toeta, et samamoodi lukud kinni, nöörid kinni. Aga miks need nöörid nii olulised on? Mõni võib-olla mõtleb, et kui ma juba lukkusid panen, et miks ma pean seda väikest nööri veel siin parema? Aga ta hoiab kõik, fikseerib ära keha ümber ilusti. Nii. Minu meelest on mul nüüd kõik nöörid, kõik lambrid on kinni. Kuidas sina rahul jääd? Vaatame. Jah, see rihm jäi natukene lõdvaks, et seda saate veel oma käega pingutage veel peale. Nii, kuidas nüüd on? Jah, juba on parem.
Ja selline nüüd oleks siis, võiks ikkagi olla igal alusel, kui nüüd vee peal minna. Vähemalt. Aga ometi siin on olemas ka veel selline vest, mis sinu seljas on. Jah, need on paukvestid, neid on ka siis 2 tüüpi. Ühed avanevad ainult siis, kui tõmmata, täituvad õhuga ja on siis sellised, kus saab nii tõmmata kui ka vette kukkudes siis automaatselt avanevad. Ja loomulikult tuleb ka paukveste õigesti selga panna, õigesti kinnitada. Käed on näete läbi pannud aasadest. Nii, nüüd rinnaesine siit. Klambrid kinni kõik ilusti. Klambrid kinni. Nüüd ka jällegi jalgevahelt siis käib üle selle pärast, et kui ma vett hüppan, see mul üle pea ei vupsaks. Ja samamoodi kõik rihmad tuleb jälle kindlasti pingutada, vaadata, et siit oleks kõik. Vest on korralikult kinnitatud, panin traksid hästi kõvasti kinni, nii nagu olema pea jalgevahelt ka ja nüüd mis muud kui sulpsti Emajõkke. Nii, vest läks juba õhku täis, kuna siis reageeris veega, et gaasipalloon pumpas selle ballooni täis. Kuidas tunne on, Jaanus? Tunnen ennast kindlalt, sa saad pea roitud. Praegu ma ei tea mitte midagi, sõbrad. Lihtsalt ulbid. Jaanus, sina ise seda ei näe, aga kui sa oleksid praegu päriselt abivajaja ja meie eemalt näeme, et ka üks väike tulukene vilgub. Nii et kui oleks hämar või lausa öö, siis oleksid sa kindlasti paremini nähtav kui ilma selle tulukeseta. See punane torukene, siis selle kaudu saad reguleerida seda õhukogust, mis seal praegu täispuutud balloonis sees on. Ja kindlasti on oluline teada nüüd seda, et kui sa, Jaanus, oled nüüd päästetud, siis vest on selle hetke nüüd kasutuskõlbmatu, kui siis kontrollija selle uuesti üle vaatab ja jälle töökorda seab. Aha. Aga tõepoolest, mina tunnen ennast praegu hoituna. Nagu juba korra mainitud sai, siis oluline on vältida kihutamist ja lainete tekitamist. Kui kihutamise ohtudest saadakse üldjuhul aru, siis lainete osas võib nii mõnigi nõutult ja imestunult küsida, et keda või mida need lained küll segavad. Lained on halvad selle tõttu, et nad mõnes kohas võivad lõhkuda kaldarajatisi, võivad lõhkuda kallast. Ja mis siin sadamate piirkonnas kindlasti probleemiks on väikelaevad. Et suur laine võib lõhkuda väikelaeva, mis on sadamas. Kuidas siis laineid vältida? Mis on see kõige õigem viis? Tuleks valida mõistlik sõidukiirus. See on üks oluline komponent kindlasti. Ärge peljake ka näiteks üle õla taha vaadata, et millist tahtilainet valitud kiirus parasjagu tekitab. Et juba väga väike sõidukiirus võib tekitada tegelikult juba sellise ohtliku ahtrilaine, mis mõjub halvasti siis teistele veesõidukitele. Ja näitamaks, mille pärast siis on suured lained liiga ohtlikud, me teeme nüüd väikese katse. Meil on olemas siin sõude sportlased, kes on valmis katses osalema. Loodetavasti läheb kõik hästi, päris kummuline te käi. Loodame. Lainekatse tehtud, Tartu Ülikooli sõudeklubi poisid jäid õnneks nii-öelda kuivale, kummuline te käinud, aga kuidas sa kokku võtad selle? Võtan kokku selle niimoodi, et tegelikult see paat ju teab, mis kiiresti ei sõitnud, et 13 kilomeetrit tunnis. Ometi see ahtrilaine, mis tekkis, oli korralik ja suur. Antud juhul siis konkreetselt on tegu sportlastega, kellel on selline voolujooneline veesõiduk ka, et nad suutsid
ikkagi stabiilseks jääda. No sellega tulebki see just enda sportlased vaata täpselt. Rõhutame ka seda, et nad on ikkagi teevad trenni siin Emajõe peal, nad on võib-olla ka harjunud rohkem, aga kui nüüd täitsa amatöörilik inimene oleks, võib-olla isegi mina oleks kindlasti sellega kummuli käinud. Jah, kui siin oleks võib-olla mõni väike sõudepaat, kus on pere peal või mõni kanuu näiteks, kellel nii palju kogemusi ei ole, siis suure tõenäosusega nemad oleks paraku ümber kukkunud juba. Aga mis me siis kokkuvõtlikult saame öelda? Tuleb mõistlikult sõita? Tuleb arvestada ka teiste veeliiklejatega, et Emajõele ja ka teistele veekogudele peavad ju tegelikult ära mahtuma kõik veeliiklejad, et on need siis ka sportlased, on need lihtsalt lõbusõitjad, reisilaevad ja nii edasi, kõik peavad ära mahtuma. Mis on kõige tähtsam mööda jõgesid ja siseveekogusid pidi sõites? Et kui sa kuhugi minema hakkad ja midagi tegema hakkad, et siis vee peal oleks hea, et see on sul läbi mõeldud. Vee peal õnnetused juhtuvad alati niimoodi, et juhtub mingi hästi väike asi. Mingi pisike ootamatus, mis toob kohe kiiresti mingi teise vale reageeringu, sealt tuleb ja siis on see pall veereb hästi kiiresti ja lõpuks on see käes lihtsalt niimoodi, et sa pead teadma, kus su vestid on. Kui sa lähed järvele, paned need selga. Sa sõidad väikse paadiga, sul on lapsed kindlasti, paned need vestid selga. Alati seletad ära, kes kus on, kui sul on mõnus piduseltskond, siis alati ütled, et paar asja on, mida me nagu tõesti kindlasti ei tee, et alguses peaks olema ikkagi väikene selline nõupidamine, et lepime mehed, naised kokku, et me selliseid asju teeme, selliseid asju kindlasti ei tee. Sest igal aastal saab inimesi hukka lihtsalt väga lihtsate reeglite eiramise tõttu kahjuks ja kui need asjad on ära räägitud, siis on niimoodi, et kui sul tekib ootamatu, siis sa tead ju kohe, kuidas sellele reageerida. Tähendab, neid ootamatusi isegi, need ei ole sul ootamatud. Sa tead, et need asjad võivad tulla, kui näiteks inimesed ütlevad, et siin on nii suurepärane koht, lähme ujuma, härra kapten ära, viskame ankru sisse. Ärme palun viska, juba vaatan, luuk on lahti. Oot, ankur juba lendab, laeval on täiskäik sees. Juba keegi hüppab. Et no alguses nagu oli selliseid asju, see seleta inimestele pead ära seletama. Siis ongi ankur on vees, lart, sul on hoog sees, siis ta läheb, aga veab, sul laev sõidab nüüd, ankur sõidab sul kruvi alt läbi juba niimoodi. Noh, see on juba vette hüpanud, keegi hüppas juba sealt vette, siis tuleb inimestele suure üllatusena, et nad on selleks, et olla kaldaga ühe koha peal, peavad nad tegelikult täiesti jõust kogu aeg ujuma. Vool on ju vastu, üsna selline kiire, siis nad on kõik, see on mööda jõge laiali, samas on laupäev, jätimehed tulevad, mingi suur reisilaev tuleb, siis on appi, sa oled selle pead oma ankrut nüüd otsima, kus see on niimoodi, siis peab olema reisilaeval ikka 2 inimest, kes hakkab siis nendega tegelema. Et see ongi see, et sa pead alguses inimest ära seletama, et ärme neid asju tee, sest lõpuks, nagu ma rääkisin, see lumepalli efekt hakkab minema, siis tuleb üks tüüp, kes on endale ostnud uue kaatri, just tuleb, hambad rõõmust laiali ja sõidab sinna situatsiooni sisse, niimoodi tema ka ei tea, mis teha, keerab ruttu ära, siis sõidab oma 50-ga kaldale oma tuttu või vardekaater, kes kõik on nagu, et millest see hakkas, et umbes. Ja see nüüd oli ikkagi siuke nagu pööletan selles mõttes, see päris elu ei olnud, mis sa praegu rääkisid. See oli päris elu. See oli päris elu, mis sa praegu, sa oled ise kõik see ankur vette ja rahvas mööda jõge laiali. Ja, ainult, et kaatriga ei sõitnud õnneks inimene kaldale. Ei, ma sain nad lõpuks kokku, nad olid noored inimesed. Nii nagu liikluses kuivalmaal, nii on ka veeteedel liigeldes hästi tähtis, et te tunneksite liiklusmärke. Millis on aga need kõige tähtsamad? Kui paat nüüd slipi pealt vette lastakse, siis kindlasti tasub jälgida, mis märgid on juba seal slipi juures. Et siin Tartus mitmes kohas on juba näidatud ka, et lainete tekitamise keeld, tasakäigu nõue. Sellest tuleks kindlasti kinni pidada ja siin me näeme lateraalmärke. Need, mille sa praegu mööda läheme, siis on need punased ja rohelised. Just, et tähistavad siis vasakut ja paremat kallast, et need on kindlasti väga olulised. Et võib juhtuda, valelt poolt möödudes on see navigatsiooniline oht ja mootorpaat võib viga saada. Ehk siis võib-olla seal all teise pool on kas suur kivi või madalik? Madal koht, suur kivi, vana känd, mis iganes oht, et Transpordiamet on sellised kohad jõel ikkagi suuresti ära märgistanud. Väikelaeva või muu veesõiduki juht ei tohi merel või sisevetel liigeldes olla joobeseisundis. Alkoholijoobes olevaks loetakse väikelaeva või muu veesõiduki juhti järgmistel juhtudel.
kui väikelaeva või muu veesõiduki juhi 1 grammis veres on vähemalt 0,5 milligrammi alkoholi või tema välja hingatavas õhus on alkoholi 0,25 milligrammi 1 liitri kohta või rohkem. Kui jetijuhi 1 grammis veres on vähemalt 0,2 milligrammi alkoholi või tema välja hingatavas õhus on alkoholi 0,1 milligrammi 1 liitri kohta või rohkem. Kõigepealt tahaks meie veeliiklejaid kiita selles suhtes, et sellist üleliia tarvitamist on kindlasti vähemaks jäänud. Et pisteliste kontrollreidide käigus loomulikult me tuvastame alkoholi tarvitajaid, kes on üle lubatud piiri. Et meil on selle jaoks siis indikaatorvahend, kui indikaatorvahend näitab, et alkoholi sisaldus on olemas ja kui on ka kahtlus, et see võib olla suurem kui lubatud piir, siis meie kontrollkaatril on olemas ka tõenduslik alkomeeter, millega me saame siis selle menetlusprotsessi ise täielikult algusest lõpuni ära teha. Aga kindlasti meie rangelt soovitame tulla vee peale täiesti kainelt. Et ka juba väike kogus alkoholi võib mõjutada reaktsioonikiirust, mõtlemisvõimet. Tihti võib juhtuda olukordasid, kus just ongi selget pead vaja. Ja kui seda selget pead ei ole, siis võib asi lõppeda väga halvasti. Nii et tulge kainelt vee peale. Eesti on tõepoolest jõgede ja järvede maa. Olgem siis nendel liigeldes tähelepanelikud, kained ja eeskujuks nii iseendale kui ka teistele liiklejatele. Ei tee ebavajalikke manöövreid, ei tekita laineid ja ei tekita ka prügi. Miski ei lenda üle parda. Prügi koht on prügikastis, sõbrad. Mõnusat suve jätku, kõike kaunist. Tšau!